Tere kõigile Forex huvilistele ja ka teistele investeerimishuvilistele, kes on huvitatud vähe kõrgematest tootlustest kui tavapärased investeerimisteemad ja kes on muidugi valmis võtma siis selle võrra ka rohkem riski. Nii, aga teeme siis kiire oktoobri kokkuvõtte. Social Trading tegi väga head tulemust oktoobris, Fingo Pro 1 tegi 2,44% ja Fingo Pro 5 tegi 7,13% kasvu. Ja kui me vaatame siis mis siis nende fondide algusaegadest on saanud, siis Fingo Pro 1 on teinud 84,45% ja Fingo Pro 5 on teinud peaaegu 180% kasvu. Ja kuna Social Trading töötab väga hästi, siis tulevikus nüüd paneme ka natukene rohkem aega selle sisse, et rääkida lahti, siis mis seal täpselt toimub. Et kui me vaatame siis, mis paaris kõige rohkem kaubeldi, näiteks oktoobris, siis selleks oli kuld USA dollar, kuskil 92% kauplemisest oli sellest tulnud ja siis aud JPY, aud NCD, GBP, JPY ja GBP, NCD on kõik siis seal kuskil 1% kandis. Kui me vaatame siis reward risk ehk siis kasumi ja riski suhet, siis kõige parem oli EUR NCD, sellele järgneb siis aud CAD, siis tuleb aud NCD, siis tuleb GBP NCD, siis tuleb aud JPY ja kuld. Oktoobriga seoses ka veel see info, et seal tekkis selline kõver, kus ta siis läks üles ja tuli alla, et üks hetk see kasum oli tegelikult päris kõrge, peaaegu, kui ma õigesti mäletan, vist isegi 17%, siis selle kukkumise tingis see, et pandi kinni EUR JPY tehingud ja miks see tehti oli selleks, et vältida siis üleliigset riski fondile. Seda, et see aasta on siis üle 35% tootlust teinud Fingo Pro 5 ja fookus on siis sellele, et kõigepealt tuleb kapitali kaitsta ja siis teine prioriteet on siis kapitali kasv. Ja seda siis ka võib tegelikult on siin tulnud vahepeal mulle sisse kõnesti küsimus, et kuule, mis värk on, et vahepeal üldse midagi toimub, et mingisugused tehingut ei võeta ja see tuleb tavaliselt just peale siis, kui on olnud mingisugused suured võidud, et või kas siis inimesed lähevad hasarti või midagi, et ootavad, et nüüd hakkabki nii olema, siis ei hakka midagi suures plaanis selles mõttes ei muutu, et ikkagi räägime sellest, et 2-3, võib-olla 4% kuus keskmist tootlust on see eesmärk. Kõik, mis läheb üle selle, on juba tegelikult liiga riskantne ja pikas plaanis, nagu kogemus näitab, ei tasu ennast ära. Nii, lähme edasi Kraitosega. Kraitos X tegi oktoobris väga kõva tulemuse 10,6% ja see testikonto, siis, mida ma olen siin ikka näitanud, on siis praeguseks oktoobri lõpuks oli siis teinud kuskil 40% kasvu. See sai käima pandud minu meelest, kas see oli äkki veebruaris, märtsis, see aasta. Et see konto ei ole väga pikalt jooksnud ja Kraitos Elite. Nüüd on siis hetkel seesama testikonto, mida ma olen siin pikalt näitanud tegelikult. Nüüd oktoobrikuu on siis viimane kuu, kus ma sellest räägin, sellepärast, et nüüd novembri keskpaigast ma panin käima siis uute optimeeritud seadetega uue testikonto. Aga kui me räägime siis oktoobrist, siis Kraitos Elite selle konto peal tegi 3,25% ja kokku siis 28,3% kasvu teinud. Vaatame ka, mis Flash ja Gearbox tegid. Flash tegi oktoobris 2% kasvu umbes ja see konto on siis ka jooksnud nüüd üle 1,5 aasta ja kokku siis on 65% kasvu teinud ja Gearbox 3.0 oktoobris umbes 0 ring ja all time on siis 18,95%. Hetkel täpselt peast ei mäleta, millal see konto sai käima pandud. Nii, sellised olid siis oktoobri tulemused ja nagu me näeme, siis Avoria Prime on ütleb, et on muutunud, et asjad on palju stabiilsemaks läinud ja kui me vaatame siis eriti social tradingut, mis on juba siis tegelikult Fingo Pro 5 on jooksnud üle 2 aasta ja toimetab väga ilusti. Seal oli küll vahepeal mingisugused kuid, kus tuli ka miinus sisse, aga see on täiesti normaalne ja igasuguse investeerimise juures tuleb alati arvestada sellega, et võib tulla ka sisse miinuseid, et seda ei ole võimalik tegelikult pikas plaanis vältida. Mul isiklikult on selle üle väga hea meel.
ja kutsun kõiki üles siis social trading ut kasutama. Kui sa veel ei tea täpselt, mis asi see on, ei saa aru või ei tea, kuidas alustada, siis anna endast mulle märku.